Nii, astume tuppa. Siin on mingi corneri vend, seda ärge vaadake. Ta on vähe väsin. Siin on... Janare! Kuuled? Värk alla, kuradi, hakkab pihta. Räägi inimestele, mis toimuma hakkab reis. Corner 1, Hobbykardi sari 2025, Lange Grand Prix. Oleme siin, võitmed kukuvad, 8. etapp ja ainult üks veel peale seda minna. Asjad on täiesti lahtised, üks mees ärkab ja rahune maha, Art. Rahu, ma räägin praegu. Meie Elariga lähme veel registreerimise asju tegema, aga siin värske peaga mees võtab kohe üle. Tere, siin ma peaksin tegelikult Krimmi ära tegema enne, sest see on Strive Productionsi Krimmi buss. Ehk siin saab igasugustele pullidel üritustel sellega käia, aga meil on alati meik maas. Me tuleme siia, näitame, kes me päriselt oleme ja ka meie sõitjad näitavad, kes nad päriselt on ühel kõige välja kutsuvamal rajal Eesti kardiskeenel. Lange, suure raja võlud, tänavaraja intensiivsus ja saab tulema väga pull päev. Ja võtame siin hommikusel Langel esimesed ohvrid ka ette, et siin näiteks Silver Jõhvert jahtimas 90 pluss klassis siis esikohta. Taavi Altpuud ei ole veel näha. Silver, kas sa oled Taavit juba märganud? Ei ole veel näinud. Siis on ju selles mõttes perspektiivid ei ole kehvad. Keir on kohal. Ja Keiriga läheb põnevaks ka, ta on minust ainult 3 punkti maas. No siin me saime just teada sellise huvitava nüanssi, et siis kõrgemalt Lange poolt on tulnud selline teade, et GoPro'd on üldse keelatud. No, ma ei hakka midagi halba ütlema kaamera peal, aga... No ühesõnaga, et inimesed siiski tahavad ennast videoga jagada, aga siis saab kindlasti põnev element olema ja kindlasti meil kohtunikele ka, et Asko peab täna terava silmaga tööd tegema. Wearing all black and it's all St. Laurent. I'm high, way up in the sky. A never ever ending supply. Here, take a try, come with me, lick this LSD and fly. Kiss the sky, let it go, up and down. Ja oleme praegu siin allkorrusel, et võtta ka mõned kvalifikatsioonimuljed. Siin mõned sõitjad ei ole tahtnud kartide juurest lahkuda ja saamegi siin korraks ebaviisakalt jälle vestlusse sisse minna. Et kutid, kuidas kvaliga rahule jäite? Ma ei jäänud rahule. Ei jäänud. Ei jäänud? Mitte kõige rohkem. Oleks tahtnud paremini. Ehk kui me oleme täna sõitjad intervjueerinud, siis päris paljud ei ole kvaliga rahul, et huvitav, kes on rahul. No aegade järgi vist saab aru, kes on rahul. Aga mis on üldse eesmärgid tänase päeva suhtes, et kas rihite poodiumile, mis arvestuses üldse mida vaatate? Lihtsalt A-finaali saada. Aus? Tahan Romile lähemale saada. Romile lähemale? Ken tahab Romile lähemale? Tahab paremaks sõbraks saada Romiga? Lihtsalt treenimiseks. Parim trenn. Parim trenn on võistlus ja see on, ma arvan, väga hea suhtumine, millega minna edasi. Loomulikult, Eval Challenge ka siin. Suured tänud Strive Productionsile, Eke Taavi Sepperile ja Simmo Arendile, kes tänu kelle bussile oleme saanud need 2 ägedat riigi siia. Ja sellistest bussidest ja veoautodest rääkides on ka Formula Truck on selleks kategooriaks. Ja Lukas, kes suured tänud Risto Kapetile, kes on selle siin seadistanud ja Lukas, kes on muidugi selle kõik reaalseks teinud ja siia kohale toonud ja ka Strive Productionsi bussi kohale toonud, nii et Lukasel on täna olnud käed tööd täis ja tore oli Lukasega siia ka sõita sellega ning Lukas, esiteks aitäh sulle ja teiseks, mis su kogemused on Formula Truckiga?
No siin oli esimene kogemus üldse vormelitrakiga, et ma eile õhtul proovisin, kuidas on üldse katsetasin, et vaatasin, kui suure rooli kraadi ma panen. Et minu arust oli suht lihtne, huvitav võrreldes vormelitega. Kas see on selline asi nagu, et võiks öelda, et võib-olla alahinnatud formaat, et võiks nagu rohkem esile tuua või ikkagi natuke selline random? Ei, minu arust on täitsa huvitav, siin eriti korneritapil muidu on tavaliselt mingid GT-d või vormelid, et minu arust on väga lahe midagi teistsugust pakkuda, et siis kõik mõtlevad, vau, et niisugust asja pole varem sõitnud ja kardavad, et nüüd ei saa hakkama sellega, et kes muidu panevad asja näiteks. No see veoautodest rääkides, et oled ise veoautorooli sattunud? Ei, veoautorooli ei ole, et kõige suurem, mis ma olen sõitnud, ongi siis täna selle trakiga siin, aga jah, veoauto omale ei ole sattunud, eks. Eks no see simulaator on niivõrd kuivõrd reaalne, aga veoauto omaga ei ole sõitnud. Nii et kui piire ei saa nihutada siin rajal, siis piire saab liikluses nihutada, et see Strife Productionsi pill sõitis hästi? No täitsa jah, mul need kabariidid oli täitsa harimõttud, aga eks ma harjusin ära sellega. Ehk Lukas tõi terve meigitoa meile siia koos Simude, minu ja Romi ja kõige muuga, nii et Lukaselt korralik tööpäev ja nüüd kardiroolis. Kvali ei läinud vist väga hästi? Ei, kvali ei läinud. Ma algselt pidin saama ühe kardi, mis asendati ära teise kardiga, kuna seal oli probleem pedaalidega ja siis sain asenduskardi, mis ei olnud kuigi kiire. Et mis teha, ma proovin B-finaalis paremini siis. No on kõik, millele ehitada ja Lukas, aitäh! Kiss the sky and let it go. I see you right in front of me, and then inside me, rotate and turn back to me. Kiss the side, Got my feet planted on the ground, my head somewhere beyond the clouds. Told the moon to make some room, place where I escape the crowd. Peek into the universe, witness things we're not around. Silent conversations, my imagination's hella loud. So please excuse me while I kiss the sky, slapping purple haze with the system high. And if you got a rollie, put your wrist up high. I'm not the type you're used to, I'm a different guy. So read the room, let the groove take control. Just don't overthink it, baby, let the rhythm touch your soul. Then you start to trip, trust me, you wanna be hot for this. I put it on my tongue, leaned in, gave for a kiss. kiss the sky and let it go. Up and down, roll the snow. Roll the snow. Kiss the sky and let it go. I see you right in front of me, and then inside me, rotate and turn back to me. Kiss the side, I see you right in front of me, and then again inside me, rotate and turn back to me. Kiss the side of me. Hiitid lõppenud ja oleme siit kinni püüdnud suure hunniku sõitjad, keda saab mikriga kiusata. Nad on kindlasti väga õnnelikud selle üle. Juba Miia ja Kristo üritasid põgeneda, ei tulnud välja. Millised on ootused finaali teel? Et siin saime teie emotsioone juba natuke enne, aga kas hiitid vist kõige paremini ei läinud? Kuidas emotsioonid on? Hiidid ei läinud hästi ja ma ei tea, mitmendana ma alustan finaalis, aga oleneb kardist. Igal juhul annad endast kõik ja sellise levelil sõitjad kindlasti annavad ka. Kristo, kommentaarid hiitide kohta? Halvasti läks. Mis täpsemalt? Kart oli aeglane ja igasuguseid asju juhtus ja juhtub. Aga selleks finaalid ongi, et saab paremini teha. Cameron, kuidas sinu tuju on? Enam-vähem, Enam-vähem ja kas enam või vähem? Enam. Enam, suurepärane, õige suhtumine finaalide jaoks. Ken, õde liiga rahul ei olnud, kuidas sa eluga rahul oled? Ma kaeratasin. Ma ei kuulnud? Ma kaeratasin. Kaeratasid, mis asi see on? No, et ma sõitin väga halvasti. Mina sain just targemaks, aitäh selle slängi eest Kenile ja loodame, et kaeratamist on finaalides vähem.
Nii, ja nüüd oleme tagasi kereautode meistrivõistluste etapilt ja ainult 2 osalejat küll ja väga erinevate autodega, aga härra Läll ja härra Arendi, kas te üldse teadsite, et te sõitsite võidu? Iga asi elus on võidusõit. Sa ütlesid mulle, ma pean minema, mis võidusõit. Nii, meil korralduslik pool veel annab soovida, tundub, et nad ei saanud aru, et nad võistlevad. Karl, teine probleem ka. Ma unustasin öelda, et Aire Lange tiimist, et ütles, et kui sa nagu välja sõidad, siis ta saab Miata endale, aga mul jäi see ütlemata sulle. Eks sa sebid alla kuskilt mõni? Okei, no jah, siin, kas te kumbki Elari Bemmi ei taha ära osta? Ma pigem sihin Sierra peale. Äkki ta lepib Miata asemel Bemmiga? No siin selle Sierra teemal tõesti, kui me juba seda etappi filmi paneme ka, et Simmo, et rääkisid juba enne mikrisse ka siin vaatajatele, aga siis räägi, mis huvitava Sierra sa leidsid Momus teile ülesse? Leidsin ühe, kui ma eksis, MK1 kere peal oleva Sierra kupee. Ja kui ma seda vaatamas käisime lapsega, siis tuli siuke kerge nostalgia tunne. Sest minu isa alustas 2000-ndal alustas rallikrossi MK1 Sierraga. Ja siis 2 aastat hiljem ta liikus siis edasi järgmistele omanikele. Aga me jätsime selle Sierra sinna paika ja jalutasime majja sisse, aga mul oli see siuke kripeldama, siuke kerge tunne, et kurat, ma olen seda kere kuskil varem näinud. Ja kui me uuesti õue läksime, siis ma hakkasin rohkem uurima ja studeerima, et milline see kere peale nagu omaniku vahetust välja nägi. Seal hakkasid asjad nagu kokku jooksma, et bensiinipaak on seal kohas, kus ta nagu tol ajal oli, kui see auto oli isa käes ja seal see roof scoop tekkis üks hetk ja siis tekkis seal järgmise omaniku käes tekkis siuke teistsugune esivõre ja aga nüüd ma sisuliselt ootangi Momu poolt nagu siis VIN-koodi, et kui VIN-koodi kõik asjad klapivad, siis sisuliselt on 24 aastat tagasi või 23 aastat tagasi läinud. Kere on nagu siis üles leitud. Ja siis loomulikult lähed Arnoga head juttu rääkima? Ma kahtlen, et kui see rahakott lubaks, siis täna kindlasti. Lihtsalt nagu leida üles tegelikult see kogu see kurja juur, et miks see autospordi nagu see pisik mulle külg hakkas nagu kuskilt muuseumist on ikka tegelikult päris kõva. Peab alati Allikani minema ja Simmo, ma soovin sellega palju edu. Karl, Allikast rääkides, sinu jaoks on see sümboolselt ju võib-olla Estonia ja mille soetamist sa oled vist ka plaaninud? Jah, nagu Simmo ütles ka, numbrid ja asjad peavad kokku jooksma, et siin on ka mingisugune isa ja perekonna lugu, et kui tema oli noor ja ilus mees, siis tema pani neid seal hobujaamas kokku, nii et oleks viimane aeg äkki endale ka üks tuua. No näed, soovime Simmole Karlile sellega palju edu, nad ei teadnud, nad võistlevad täna, aga siiski panid meile ägedad demod ja Miata ja RS-iga ja... Me võidame ka midagi nüüd või? Kallistus tahate? Lähme. Äkki võit on see, et me ei saa seda kallistust. Jaa, ma ei kallista teid. Nii, ja selle bombshelliga jätkame finaalidega. That worth getting, don't come
pagana pingeline A-finaal ja lähme vaatame siit kohe inimeste muljeid, vaatame, kelle me kätte saame. Andreas, kiired sõnad, vist ei olnud kõige parem kardivalik või loos? Ei olnud väga, jah. Aga hoidsid ära, poodiumi võimalus oli lõpuni? Põhimõtteliselt küll, jah, aga kart oli nagu sirge, et teda ei jõudnud järgi ja sõitsin minema. Igal juhul kangelaslikult hoidsid selle ära ja vaatame siin veel, lähme kohe siin meie esikoha duelli pilootide juurde. Cameron Korka ja Ken Truppa. Cameron, 2 aastat tagasi võitsid siin ühe ilgelt domineeriva võidu. Täna oli natuke raskem, aga see võit tuli ära. Kuidas sinu silmade läbi oli Keniga aus ja äge võidusõit, ma eeldan? Ütlen ausalt, suhteliselt raske sõit oli, et terve sõit olin Kenni pinge all ja aga õnneks läks nii, et sain võidu koju. Võidu koju ja olid suurepärane kaartide segajaga tiitliheitluses, et kuidas tunded on, et sellise kiirusega vist peab ikkagi terve hooaja kaasa tegema? Ma arvan küll võiks ikka, jah. No vot, sellised võitlevad sõnad Cameronid suurepärase esitusega. Ken, ei tulnud seda võitu, aga üliolulised punktid üldarvestuses. Jah. Seda küll, jah. Et nüüd ma läksin mõned punktid, tõmbasin Rommile järgi. Äkki nüüd Aravetal midagi hästi ja siis võidan ära. No vot, ehk siis Ken Eyes on the Prize tiitli showdown Romi Tammaniga on ootamas ja sellega kindlasti ei ole ka üldse väljas Kevin Kartov, kes A-finaalis tegi vägagi viisakat edenemist. When it gets hard, we go harder. When they rise up, we rise stronger. Hey, yeah, I'm gonna live my life my way. No matter what the people say. No matter what the people say. No matter what the people say. Choking in the air I breathe. Working hard for the mullah. It's coming like a tsunami. It's gonna hit you whatever. Shake them shackles, now break you. That worth getting don't come for free. Peace, love and unity. We are in this together. Voices telling you things in your ear. Voices trying to fill you up with fear. Hear them everywhere. Hear them everywhere. Hear them everywhere. It don't matter what people say. Ja lõppenud on ka C-finaal. Tore on Eesti hobikordis keelelt tõdeda, et ka see on väga kõrge tasemega ja vaatame, kelle me siit kinni püüame. Sander, jõu, C-finaalis, kuidas läks? Sa olid siin mitmes ägedas battle'is. Kas sa oled kõigiga rahul? Pikka viha ei pea? Mu ees olevaga olin kuri selle motika dressipluusiga. Selge. Milles paha meel selle suhtes seises? See, et mul oli esiratas ta tagaratta juures ja ta hakkas peale keerama. Ehk mul hoog läks halvemaks. Selge, ehk siis midagi, mida kohtunikud tahavad vaadata? Peavad, aga ma arvan, et midagi ei juhtu. No selge, Sander võib kindlasti esitada protesti, kui ta soovib. Soovid esitada? Vaatab. Ehk siis Sander vaatab, kas tahab minna menetlema asju, aga kindlasti meil Asko ja Carlos teevad selles suurepärast tööd.